Et siis tere, 9. klass. Tänase tunni teema on praktiline töö simulatsiooniga ja teie ülesanne on koostada simulatsioonis jadaühendus ja rööpühendus ning mõõta selles ühenduses takistite pinged, voolutugevused, arvutada välja kogu takistused ja vaadata, mis on selle vooluringi omadused. Teie tunnitöös on olemas praktiline töö, seda võite avada ja teie ette tuleb selline tööleht, kus on vaja kokku panna 2 vooluringi, jadaühendusega vooluring ja rööpühendusega vooluring ja igas vooluringis on vaja siis mõõta UK, U1, U2, IK, I1, I2 ja R1, R2 ja RK. RK te saate siis välja arvutada valemitega, mida te tänaseks õppinud olete. Kui te vajutate sellele simulatsioonile, siis arvuti viib teid lingile, kus tuleb välja üks aken. Et siis teil tuleb kokku panna 2 vooluringi. Me võime alustada teiega jadaühendusest ja me näeme siin, et vooluringis on vaja kokku panna siis jadamisi vooluallikas ja 2 tarbijat ja 1 lüliti. Et siis kuidas seda teha? Te võite kogu see olemasolev vooluring ära kustutada, valides see ära ja vajutades delete nuppu. Kui delete nuppu vajutades see ära ei kao, siis kõigepealt tuleb ühte vooluringi osa parema klikiga ära valida ja vajutada delete. Ja alates sellest hetkest saate ühe nupuvajutusega kõik ära kustutatud. Siis valige ülevalt menüüst Draw rip-menüü ning valige Inputs and Sources ja valige Voltage Source, kus on 2 terminali. Samuti on vaja lisada 1 lüliti. Seda saate Draw rip-menüüst ja Passive Components valikust ja siin on Add Switch. Lisage lüliti ühele vooluallika kontaktile ja samamoodi pigistage hiire vasak nupp kinni ja tõmmake. Ning on vaja lisada 2 tarbijat. Vali Draw ja vali Add Resistor. Ning pane need samad 2 tarbijat siia alla. Kui see on tehtud, siis lisa juhtmed. Draw rip-menüüst vali Add Wire ja pane vooluring kokku. Kui juhtub, et vooluringi ei saa kokku panna, siis sa võid seda juhet pikendada. Kui sa ei saa juhet pikendada, vaid sulle ette tuleb uus juhe, siis sa pead vajutama Ctrl-Z ja vajuta Space. Siis sul tuleb hiir tagasi ja sa saad seda juhet siis venitada sinna, kus vaja. Minule meeldib, kui vooluring on ilus ja ruuduline ja pikendan siis tarbijat. Aga meil on siis vaja ära valida, kui suur on takistused R1 ja R2. Et seda teha, topeltklikiga vali ühte tarbijat ja siin saate siis valida takistust. 1K tähendab 1000 oomi. 1 väike M tähendab 1 millioom ja 1 suur M tähendab 1 megaoom. Meie valime näiteks jadaühenduse tarbijate takistused, lihtsalt 5 oomi
ja näiteks 15 oomi. Samuti valige vooluallika pinge topeltklikiga, seda ära valides. Esialgselt on siin 5 volti, minule näiteks meeldiks 12 volti. Lülitame vooluring sisse ja näeme, et meie kollased punktikesed, mis jooksevad vooluringis ja peaksid tähistama siis elektronide liikumist, levivad liiga kiiresti ja meie saame seda reguleerida selle valikuga, mis on current speed. Saame neid kollakesi punktikesi kiirendada ja aeglustada. No, minule meeldib selline kiirus. Ja nüüd meil on vaja mõõta pinged ja voolutugevused. Selle jaoks valime tarbijat, näiteks seda esimest tarbijat parempoolse hiireklikiga ja valime View in Scope. Siin me siis näeme selle tarbija pinget, mis on 3 volti ja näeme tarbija voolutugevust, mis on 600 milliamprit. Samuti me võime seda voolutugevust ja pinget näha, kui me lihtsalt viime hiir tarbija juurde, siis paremal all me hakkame nägema selle tarbija voolutugevust, pinget ja takistust. Aga minul on siis esimene vooluring kokku pandud ja teen selle esimese katse ära ja panen kirja kõik vajalikud suurused. Näiteks UK ma saan mõõta, kui ma vaatan vooluallika pinget, mis antud juhul on 12 volti. Esimese tarbija pinge, näiteks R1, mis on 5 oomi, selle tarbija pinge on 3 volti. Ja teise tarbija pinge on 9 volti. Kogu voolutugevus, esimese tarbija voolutugevus ja teise tarbija voolutugevus on antud katses sama ning meil on kirjas, et see on 600 milliamprit. Võime siis kirja panna, et see on 0,6 amprit. Esimese tarbija takistus on meil 5 oomi, teise tarbija takistus on 15 oomi ja kui me nüüd kogu takistust jadaühenduses kokku arvutame, siis lähtudes jadaühenduse omadusest, mida me varasemalt õppinud oleme, me peame takistused lihtsalt jadaühenduses liitma ja paneme kirja nende summa, mis on 20 oomi. Kui me tahame kontrollida, kas kõik on õige, siis jadaühenduses kogu takistus, lähtudes Ohmi seadusest, on kogu pinge jagatud kogu voolutugevusega, ehk siis 12 jagatud 0,6-ga. Mille tulemuseks saame 20 oomi. Nii, et siis esimene katse jadaühenduses on tehtud, teie peate tegema samasugune katse, kus te lihtsalt valite teised takistuste väärtused, valite teine pinge ja panete kõik need andmed siia kirja ja peate vastama siis küsimustele, et milline voolutugevuse seos sobiks selles katses, milline pingete seos sobiks selles katses ja milline kogu takistuse seos sobiks selles katses. Sama te peate tegema ka rööpühendusega. Me oleme teiega ka rööpühendus üle eelmises tunnis õppinud ja teie eesmärk on vaadata, kas see ikka töötab nii, nagu me rääkisime tunnis. Palun tehke seda ja kindlasti andke märku, kui miski on arusaamatu.